Kallis Iivi, kui ma olen tänase õhtu jooksul olnud kordki ja hetkeski siiras, siis olen ma seda praegu, kui ma ütlen sulle, et mul on sõna otseses mõttes väga suur rõõm sind näha üle väga pika aja. Nende aastate jooksul, mil me ei ole näinud, sest ma ei kuulu just raamatukogude kõige tulisemate austajate esiridadesse, oled sa teinud fantastiliselt suuri tegusid ja täna õhtul näed sa oivaline välja. Siin ei ole midagi komplimentaarset, see on lihtsalt puhas ehe tõde. No mulle tundub, et 93. aasta sinu elus on olnud tõesti fantastiline aasta, seda igas mõttes. Oled sa valmis nüüd juba nendeks katsumusteks pärast seda, kui 93. aasta saab ajalooks, et su elus edaspidi enam kõik nii hästi ja ilusti ei pruugi minna, kui on senini läinud? Ma arvan, et mu elus võib-olla jah, et on läinud hästi, aga mitte midagi pole tulnud kergelt. Ja ma arvan, et järgmine aasta ei tule kergematest, kui oli see aasta. Aga sul on tõesti õigus, sest see aasta on minu jaoks kordumatu. Aga ma ütlen, ta ei ole ainult minu jaoks kordumatu, ta on Eesti jaoks kordumatu. No nüüd on see sajandi ehitus ja sajandi projekt siis realiseeritud ja lõppude lõpuks said sina oma tahtmise veel tänu nõukogude võimu viljastavatele tingimustele, mil sellel Annuse järgi. Ja sellele majale pandi vundamendi esimene kivi. Ütle mulle, oled sa nüüd saanud siin majas ja selle maja näol selle, mida sa oled tahtnud? Ei, ega päriselt ikka ei ole küll. Tähendab, hakkama sellest, ma võiks pikalt rääkida sellest, mis tähendab rubla ehitus. Aga kontseptsioonis, jah, oleme saanud. Ja meie jaoks oli see alguses peale palju rohkem kui mingisugune kitsas raamatukogu. Ja see, et see täna maja heliseb, see, et see maja on täna midagi näha siin, mitte ainult lugeda, vaid ka silmale ja sellepärast ära kardame raamatukogu. See oli kõik nagu algselt sisse programmeeritud ja see on olemas. Ei ole veel valmis näiteks amfiteater, aga loodame siiski, et järgmine suvi saab ka see, ma ei tea, kas just gladiaatorite võitlusi, aga midagi huvitav kindlasti teha. Ei ole valmis meil keldriteater või tubateater, mis on konverentsisaali all. Aga need asjad ei sega ega takista meist tegemast seda, mida me peame ja tahame teha. Nii et idees on asi päris hästi välja tulnud ja seda näitab ka see, et meil kasutajaskond on fantastiline. See on midagi uskumatut, tähendab, keegi ei suuda uskuda seda, et tõesti tänaseks aasta lõpuks pärast mõni kuu sellist aktiivset tegevust raamatukogus käib 40 000 inimest Eestist ja ka Eesti külalisi. Ja rääkimata veel siis nendest vaatajatest ja kuulajatest, kes siin käivad või nõupidajatest, kes siin iga päev kusagil ju midagi toimub. Mul on aeg-ajalt lausa piinlik juba, et kas hakkab pihta rahvusraamatukogus. Aga tegelikult teistpidi muidugi see on väga tore. No nüüd on see raamatukogu valmis ehitatud ja tõepoolest ta lihtsalt domineerib Tallinna linnas ja ütleme selles linna osas, eriti kus ta asub siin Tõnismäel kesklinna vahetusläheduses. Ütle mulle, kui pikk on selle maja perspektiiv, enne kui me hakkame kuulma raamatukogu töötajate esituses kaebelaule teemal. Meie riiulid on täis, fondid lähevad lõhki ja rohkem enam mitte midagi ei mahu. On see nüüd igavene ehitus Eestile? Kõik sõltub. Ja see kõik sõltub, kui meie areng läheb, kui toimub taandareng, siis kahtlemata tuleb, me võime õige pea deklareerida, et ruumi on vähe. Aga kui areng toimub ka tehnoloogiliselt ja üldse Eesti läheb normaalselt asjas edasi, kaasa arvatud ka just nimelt raamatukogunduse areng. Ja siis ma ütleks nii, et ega teist maja ei ole vaja. Nii kummaline, kui see ka ei tundu, sest mis see tähendab? See tähendab seda, et lihtsalt teatud asjad hakkavad ilmuma mikrovormidel, andmebaasid, mis on arvutites ja kõik. Tähendab, ma ei ütle, raamat on ja jääb igal juhul, ma usun, mina olen pensi peal, on raamat ikka olemas ja muud dokumendid täpselt samuti on need siis ajakirjad ja ajalehed ja mis tahes, aga teatud asjade vorm muutub. Ja sõltub nüüd sellest, kas me oma suured puukastid kataloogide näol suudame üle viia CD-deks ja nii edasi. See määrab tegelikult selle, kas tuleb ruumist puudus või ei tule. Mina isiklikult olen veendunud, et
et ei tule ruumist. Eesti on ju tegelikult teadmistele aldis maa ja meilgi näiteks majas väga paljud külalised on just rõhutanud seda, et Eestil on tulevikku, nähes seda noorust, kes majas käib ja järelikult peab ka juhtuma midagi tehnilises küljes. Ma mäletan veel väga hästi neid aegu, Ivi, kui me tuttavaks saime, see oli kohutavalt suur hulk aastaid tagasi, õudne mõelda. Ja ma mäletan, kuidas sa istusid selles vanas raamatukogu hoones Toompeal, sa olid teadusdirektoriks siis just saanud ja siis hakkas see uue maja ehitamise buum ja kõik sellega seonduvad valud ja vaevad. Sa oled nende aastate jooksul, mille seda raamatukogu läbi valu ja vaeva vaatamata kõigele ehitati ja valmis ehitati saanud Eesti üheks prominentsemaks daamiks. Sind praegu vaadates ei usu ma küll, et sa elad rahulikku elu, et sulle su konkurendid kuklasse ei hinga, et nad ei igatse seda, et iga päev samamoodi läbi Polaroid-klaaside vaadata Kaarli kirikut ja kõike seda, mis sellega kaasas käib. Olelusvõitlus ja oma tooli hoidmine, see on sulle tuttav asi. Tead, ma ei ole seni selle peale mõelnud, aga üldiselt tundub, et ma vist pean hakkama mõtlema, sellepärast et isegi paar inimest on minu juurde ise tulnud ja rääkinud, et neil on nagu pakutud mu ametikohta ja on tulnud küsima, et mis toimub. Ma usun küll, et ega siis, kui vaadata seda meie elu, mis meil on riigikord muutunud ja loomulikult midagi veel on muutunud, aga see metoodika, mis sellest sovjeti ajast tegelikult olemas on, ega see ei ole ju muutunud. Arsenal on ikka see sama? Absoluutselt. Ja väga hästi omandatud muide. Ja selles mõttes, ma ütleks, eks ma pean siis iseendast ka võitlema, sest ma arvan, et kui mulle saab mingit suurt süü panna, siis suurim süü on see, et see maja olemas on. No ja teiselt poolt, kui kujutleda ette võitlusvalmina üht inimest, siis paremat kui sina, kas või täna õhtul on küll võimatu paremat varianti sellele kujutlusele võrdluseks leida. Tead, aga samas ma ütlen, see kõik on siiski võib-olla ka kusagilt näiline, sest teistpidi need aastad on mind ikka üksjagu närutanud ka ja on olnud väga valusaid aegu ja väga valusaid momente ja tahtmist lükata käega ja mõelda selle peale, et ka minul on ju üks elu ja nii edasi. Teistpidi, kui mõni asi on välja tulnud, siis see annab mul jõudu. Ja ma arvan, et ma oskaksin muud ka teha, kui siin olla. Küsimus ei ole selles, aga küsimus on selles, et ma lihtsalt siia Maia ja tema saamisloosse pannud väga palju oma hinge, oma südamesoojust ja ma olen koondanud enda ümber väga toredaid inimesi, kellega me suures jaos ühtemoodi mõtleme ja mul oleks neist ka kahju, mitte ainult iseendast. Ütle mulle, oled sa inimene, kes on leidnud oma elu õnne just nimelt oma võitlustes ja oma töös ja oma staatuses ja positsioonis või on su eluõnn tegelikult kusagil mujal? Väga keeruline küsimus ja tähendab, loomulikult mulle meeldib mu töö ja loomulikult ma olen üks nendest inimestest, kelle jaoks saavutusmotiiv on ja tähendab palju. Ma ei häbene seda. Ja minu jaoks näiteks on kaks eri asja, tähendab või tegelikult karjäärigi tegemine, selle vene mõistega karjerist, mis oli midagi kohutavat. Tähendab, see minu jaoks seda ei ole. Loomulikult ma ei eelda karjääri tegemist üle laipade minekune, nii edasi. Ma ei ole see inimene. Aga mõtelda nüüd, et ma olin loodud ainult selleks, et võidelda, ainult selleks, et ehitada. Ei, ma arvan, et ma olen loodud selleks, et midagi luua. Ja ma arvan, et mõni asi on see inimeste kogum, kellega me oleme siin koos. On need mu üliõpilased, kellega ma saan suurepäraselt läbi. On see maja. Ja see on tulnud välja, aga nüüd arvata, et ma siin surmani olen, ei, kindlasti mitte. Ma leian, et võib tulla see aeg, kus ma ise tunnetan, et ma ei suuda selle majale enam midagi anda.
ja siis on üpris loomulik ja üpris õige ise lahkuda. Kas sinu õnn isiklikus elus, kallis Ivi, jääb ka selle maja seinte vahele ja selle maja kubatuuri piiridesse? Tead, ma arvan, et seda isiklikku õnne võib-olla just sellisel, nagu ma oleks teda tahtnud, ma ei ole käinud. Ja kindlasti ei jää siia kubatuuri vahele või nende hektarite sisse. Tõenäoliselt see on midagi muud, mida veel ei ole olnud. Või on läbi, ma ei tea. Ma tänan ja pean ütlema tõesti, et mul oli erakordselt hea meel sind näha niisuguses fantastilises vormis ja nii säravana ja täpselt sellena, kellena ma olen sind tundnud ja olen sind näinud teleekraanil ja nüüd isiklikult kohtudes ma ei kujutanud ette, et see mulje on sedavõrd ere. Ma tänan. Aitäh sulle, kullake, ja head vana aasta lõppu sulle kogu südamest. Head uut aastat ja ära jumala eest põe, kui aastad ei ole vennad. Tänan sind.